No nii, asi mida me pole teinud palju saadik on padeli mängimine ja just seda me lähme nüüd tegema. Me võtsime 1v1 väljaku 90 minutiks. See maksab siin Malaisias, meile maksis 105 ringitit ehk siis 20 €, juurde tuleb väike reketi rent, mis on vist ka 2 € peale. Let's go! Kennet lubas, et ma ei võida teda kordagi. See on lubadus, sa ei võida, ma luban. Katteklipp, kus ma endale räägin pähe. Räägi tülli sõid. Ei. Mis juts? Ma halukad kukkusid sinna. Vaatan praegu 32 alla ära kus. Teeksime kätega veel, see käte peal seista. See käte peal seisu. Me lähme Povasse ja siis me lähme täna sõitma kartidega. Vend tegi just päkki. Sõidame driftikartidega. See on esimene kord minu elus, Tristan vist on sõitnud juba driftikardiga. Vist ühega rovaline. Me vaatasime, siin on Malaysia International Course ka, kus saaks mingi 390 cc-st karti, aga see tundub liiga haige ja see oli ainult mingi 10-mintane sõit. Aga see rada oli ka mingi väga suur. Igatahes me lähme siseruumi driftkardi kurssi, kus on ikka 240 cc-sed kardid. Vaba on olemas. Nüüd siis sõidame sinna kartima. Me jõudsime mingisse plaasasse. 5. korrusel on kartimine, mis on ülihuvitav. Loodame, et on lahti. Plus mingi vend ikka ehitab siin. Kuule sina. Me vaatame siin mingit tutorialit mingist pimedas toas. Ma sain kämmi külge saab POV shoti sõitmisest. Mis on best? See on laste siin. No nii, let's go. Jõudsin oma karti, tõmbame seatbelti peale. Ma ei kuulnud mitte midagi safety briefingust, aga tundub, et it's game time ja let's go. No juba crash'is. My god. Täitsa retsu. Kes võitis? Sa võitsid. Tristan on šokis, mis poodi me jõudsime. Full Supreme'i paad, Supreme'i lauad. Mees. Kas see kõik on real või? Mees. See on kõik Supreme'i collectible items. Meie tossud on maitse. Aga teine kolor. Meil on praegu sellised mustad meenvandes müügil, minge tšekige. What? Läksime Supreme'i, küsisime kontakti, ma ei tea, ütles, et pange meile meil. Äkki saavad meile Eestisse shipida Supreme'i. See oleks suht unikaalne. Keegi väga Eestis ei müü Supreme'i. Aga nüüd on mingi uus pood.
see on reaalselt kõige põnevam asi käia lihtsalt sneakerpoodides, sest noh, me ise ka õpime nii palju. We are here for Five Guys. Me võtsime ühed keskmised, ühe väiksed kõik. Palju see on? Liiga palju. Kõik purksi ja kõik välja. No nii, Richard esimene kord Five Guys. No nii. Kristo soovitus, et ärge võtke regulari, et see on nagu mingi 100 mehele. See on üks portsjon, jah. Ja siin on veel. Viis venda said meist võitu. Me ei suuda ära süüa. Me tulime nüüd Mallist, aina ostsime paar asja, aga nüüd me lähme hoopis kinno. Aga me käime korraks toast läbi. Mis sa näed? Ootame kino praegu, me tulime mingi tund aega liiga vara. Mine siit trepist üles. Hey, let's go! Mees kui haige! see naine oli ka mingi Jibo käes, nüüd lähen kinno. Meeldis film. Ootama on kõik kämad. Kus sulle meeldis film? päris, ma ei tea, ok oli. Polnud nagu mingi crazy ja väga polnud otseselt halb ka. Mulle väga ei meeldinud. Pull oli. Natuke boring. No nii, tulime hommikul poodi. Ma leidsin kohviis. See on kohvi, aga gaasiga. See näeb nagu Coca-Cola välja. How bad can it be? Päris Ei ole hea. See on üks Sprite ja siis ta on mingi kohvi maitse otsa. Oh my god! Kennet, miks sa 10 lapsega palju paned liftis? No tulid hiljas. Jaa. Proovime teha terve ühe otsa nagu delfiiniga. Oleme leidnud oma Kuala Lumpuri lemmiktegevuse ja selleks on golfirange'idel drive imine. Kennet väidab, et siin on üliägedad mingid monitorid ja värgid-särgid. Asi on väga lihtne. Kes lähemale ükskõik mis punktile hitib, saab siis rohkem punkte ja kelgi rohkem punkte lõpus on, võidab. Ja kepp on mees katkine. Aga 50 punkti. Krista pani kinda kätte. Nüüd on asi tõsine. Punkte ka või? Oi! Kuule! Rääkige oma saladused, kus te õppisite mängima golfi? No ma lihtsalt tegin teile pränki, ma arvan, kunagi pränki. Nice. Ta oli pannud. Näed või? Näed või? Näed või? Näed või? Tuleb välja, et Kristo on parem kui mina ja Kennet. Seekord läks veits paremini. Eelmine kord ma tulin siia, ma ikka täiesti off, aga nüüd me läheme magamas, kell on 1:30 öösel. Ja juba 2 päeva pärast me lahkume Malaisiast. Täna tulid crazy shotid ja... Kuidas teile mu vunt meeldib? Tegelikult ei meeldib, ma lasen homme maas. Need hüppas selga mulle, kui me lasime alla ja karistus. Okei, ma panin kõrgema. Musti kõrgema. Või nüüd on mul teha. See on sellised londid laes. Ma arvan, et sealt hakkab liha lennama.
No nii, meile toodi liha kohale, siin saame grillima hakata, see on hästi kuum. Ja siin meil on ka unlimited mingid suvalised toidud. Grillmaster. väga kena. Vaata, mis kuradi käits koostöös. Mitte nii ruttu tuleb. Oi. Mul on... Mul on mõnda. Kõige pullim koht Eestis ka on Decathlon, sest siin on nagu kõik need tegevused, vähemalt Eestis, lihtsalt tasuta ja tehtavad. Siin ka paneme mingi golfi lihtsalt üle terve saalile. Ui. Saab tippe teha. See on see kodugym, mis sa teed. Nendega ma päris võistlema ei hakka. Tristan leidis midagi, mis talle meeldib. Ei, nad on mingi ratta kinni pannud. Sa sõitid sellega. Leia ratastool. Davai, Richard teeb kick-flipi nüüd ära. Päris hea. Oota. Ta tohi lähemale tulla, see on joone taga. Pane mingi full üle saali. Ei. Ei, Kennet on kord. Ära eriti spetsialist. Kuule. Sa käid niimoodi vastu reisi. Meist tõmbab teil päkki ära nagu. Oh shit. Lendad riiulisse. Jänks. Decathlon spetsiaal. Hästusega kikk. Kas ma loukis on Marlon olla? On see? No näita siia. See on nagu Marlon ju. Kuulge, reitige mind. No sa oled reaalselt aia päkapikkune. See suuda isegi 2 posti vahelt läbi lüüa. No nii, ma lähen praegu katusele, sest mul on viimane päev siin Malaisias ja kell on 6:30 ja päike loeb praegu. Mõtlesin võtta selle hetke, et veits appreciate kõike, mis viimased 3 kuud mulle on toonud. Võib-olla rääkida teile ka natuke. Oh, wow. Päike ei looju küll. Viimased 3 kuud on ikka olnud nagu väga
haigelt head mu nagu arengu jaoks ja ma ei oskakski mõelda nagu mitte midagi muud, mis oleks parem kui reisimine. Kui siia Aasiasse tulek muidugi see nagu rahakulu, aga läbi selle ma andsin endale nagu nii palju uusi teadmisi ja seda visiooni, et kas või teha see raha tagasi nagu mitmekordselt. Ehk siis see nagu igati väärt kogu seda reisimist. Nüüd ma lähen siis homme Tallinnasse tagasi ja otseselt palju midagi ei muutu, sest ma olen võtnud endale nagu eesmärgiks millest aru saamaks, et järgmised aastad, 5-10 aastat tuleb nagu räige ehitamine. Ükskõik mis see on nagu, YouTube on selline lihtsalt elu dokumenteerimine, business, ükskõik mis see on, kas main one või ükskõik mis veel ette tuleb. See on nagu ehitamine, oma elu ehitamine on ikka kõige ägedam asi, mis maailmas üldse teha saab. Ma olen nagu nii rahul oma valikutega, et ma olen otsustanud, et minu teekond on nagu ettevõtlus. Et ma ei kavatsegi minna ülikooli, et ma ei tahagi minna tööle, sest isegi kui järgmised 5 aastat mulle tuleb midagi välja, ei tule otseselt raha sisse, siis millegi ehitamine on nagu, ongi mu unistus ja kuna see toob mingit raha sisse, siis ma saangi teha see nii kaua, kui ma tahan. Kuni see siis üks hetk läheb miljonitesse. Aga ma pean nüüd ära editima 2 videot ja minema homme hommikul mingi 5 lennujaama. Ehk siis järgaklipp on juba homme. No nii, as always, trusty douchebag, tripod ja tossud. Aega minna Eestisse. Kell on mingi 5:30. Aga poja läheb ära. Kuule, Kennet, tule nüüd, saadame ära. Sa tahan töötaja nägu ka. Kui sa jõudsid selle video lõpuni, sa oled reaalselt legend. Nagu sa näed, ma olen tagasi siin külmas Eestis, lumi on maas. Aga tõesti, pange subscribe ja pange like. Siis see video jõuab teisteni ka. Ja andke meile teada, mida me peaksime tegema Eestis. Muidugi ma olen siin, et teha businessit, töötan Main One'i kallal. Nii et tehke mulle tööd juurde, kui tahate uusi tosse, minge vaadake mainone.ee ja siis ma saadan teile uued tossud. Näeme!